No tere taas, kätte on jõudnud neljapäeva hommik, tegelikult on lõuna juba, sest öösel hakkas sadama ja kuni kella 10-ni või isegi poole 11-ni tibutas ja me ei tahtnud enne enda nina välja pista, et tulingi siia kergele hommiku jooksule, nüüd juba siis lõuna jooks, 20 minutit rahulikult ja muidu on rattasõit ka peale seda, aga me ei taha vihmaga sõitma minna või sellise märja tingimusega, siis vaatame, võib-olla teeme hiljem selle, et kella 2 lähme ujumisrajaga tutvuma. Nagu näete, siis ütleme niimoodi, kõik teed on väga sirged. Seal minu selja taga, kui ma ümber pööran ja läheb ka siit. Läheb otse edasi ja saab ka kõrvale. Et selles mõttes väga korrektne on kõik see loodus, et siin sellist puude kasvu või põlismetsa me nagu Eestis oleme näinud, seda siinkandis vähemalt väga ei ole. Et ongi sirged põllumaad, tuulikud ja äsja siis kasvama pandud puud. Aga eks siis vaatame, kuidas tänane päev edasi läheb. Jääge lainele. Nii, oleme tulnud ujumisraja tutvustusele. Kell on 2. Praegu on päris soe, hommikul sadas vihma, nagu nägite. Aga ütleme niimoodi, et veidi tuulisem on, kui muidu on olnud. Ja vaatame, milline see ala välja näeb. Käisime ujumas ära, mis rada on väga palju maltse täis. Et ma ujusin paar korda selle maltse sisse niimoodi, et jäädki põhimõtteliselt kinni. Reaalselt ma ei saa nagu käsi väga hästi liigutada ja oledki kinni. Et seal masinad küll koristavad, aga ma ei usu, et nad kõike saavad ära koristatud. Et selles mõttes tükke vastik, aga ei, muidu kui hommikul tuult ei ole ja vesi on sile, siis seal tuleb väga kiire ujumine. Et seda võib juba kohe praegu öelda. Ja nüüd olengi juba rattatrennis õhtul, meil siin päike paistab ja täitsa mõnus ja soe. Särgi väel ja lühike vorm, et väga mõnus on. Tuult on küll palju, aga laupäevaks seda ei luba nii. Ja nagu näha, siis see tee, kus ma praegu sõidan, on üsna kitsas, et siit tuleb ka võistlusrada. Ühes kohas olid ka hobuste väljaheited tee peal. Ma loodan, et need ka ikka koristatakse. The next day. Sealt august lähme välja. Võtame oma asjad. Number 26. Siin on jooksuasjad, run, seal on rattaasjad. Neid saab veel hommikul timmida. Kõik toimub sellises telgis, vähemalt asjad ei saa märjaks. Ja siis siit lähebki võistlus. Nii, viisime rattad ära. Ma seletan kiiresti ära, kuidas me tuleme. Ujume seal järves, siit telgist tuleme läbi, võtame oma rattaasjad. Jooksame sinna Vahetsalast, kus on ratas. Võtad ratta Vahetsalast, lähed sinna Musta kaare alla, sealt hüppad peale ja Padavai 181,5 kilomeetrit, mitte 180. Tuled tagasi samamoodi, ratas ära, telki, jooksu asjad ja Padavai jooksma. No tere! Olen oma reisiga tagasi jõudnud oma kodustuudiosse. On aeg siis anda väike ülevaade, milline võistlus oli ja natukene analüüsida, kuidas siis võistlus läks ja mida saaks teinekord paremini teha. Nagu nägite, siis eelnevad päevad ka seal väiksed treeningud olid, et lihtsalt liigutada ennast, lihastoonuses hoida ja võistlusteks valmis olla. Kui liigume edasi kohe võistluspäeva hommiku poole, siis äratus oli 4.20 hommikul. Söögiks tegin endale riisielve putru koos vaarikamoosiga ja seejärel juba pakkisime asjad ja liikusime autoga siis võistluskeskuse poole. Võistluskeskusesse jõudsime mingi paar minutit enne 6 ja siis läksime Vahetsalaasse oma asju sättima. Vaatasime kõik oma kotid üle, et õige varustus oleks õiges kotis.
ja samuti ka hommikul panin siis rattale rattakingad ja siis toidu peale põhimõtteliselt. Toidu all mõtlen siis jooke ja tegin ka see aasta täpselt samamoodi nagu eelmine aasta, et panin raami pealsesse pooleliitrisesse pudelisse need keelid. Keel oli kokku 12 tükki, arvutasin välja, kui palju läheb vaja ja tarbisin selle kõik ära, aga tarbisin liiga vara ära. Et planeeritud oli see, et see keeli kogus seal pudelis on kuni distantsi lõpuni, siis see sai juba tegelikult otsa mul 120. 130. kilomeetril. Et ei osanud siis õigete doosidega või kogustega seda õiges koguses ära juua. Ehk siis siit nipp järgmisse aastasse, et tuleb treeningul siuke asi läbi teha ja proovida, et selle distantsi jooksul jääks see kogus ikkagi lõpuni, mitte et ei saa varem otsa. Aga kui me liigume siit ujumise stardi poole, siis enne starti oli siuke värske mõnus tunne ja suur tahtmine võistelda. Hommikul ka ikkagi hakkas taevast päris hästi kallama ja siuke hästi udune vihm oli ja tihe. Start oli veest, selles mõttes nagu nii juba oli märk keskkond, et vihm ei seganud ujumist ja stardis sain tegelikult üsna hea positsiooni kohe alguses, et kui ma poi juurde jõudsin, siis ma olin seal ikkagi eesotsas, ma ütleks seal top 5 piiril, aga siis üritasin oma positsiooni seal säilitada, aga seal 1000 ja 1500 meetri peale hakkas pistma siit, mis on mul varem ka olnud. Ma täpselt ei oska öelda, millest see tingitud on, et kas oli liiga kiire algus, et ma ei suutnud seda nii-öelda ühtlaselt edasi hoida või on mingi muu põhjus, et ma tõesti ei oska öelda. Et pidin tempot langetama ja siis peale seda sain oma tempoga edasi minna. Teine ring tuli juba tunduvalt paremini välja, et hakkasin ka isegi neid vendi püüdma, kes minust enne eest ujusid. Veest tuli välja koos pundiga. Punt tuli minu ees ja mina neil järgi. Ja siis kiire vahetusala sain selle nii-öelda pundi eesotsas põhimõtteliselt vahetusalast välja. Läksime rattasse. Väga märg oli, et sõitsime selle pundiga seal väikestel kergliiklusteedel. Esimene siuke 10-15 kilomeetrit tõesti oli kergliiklustee, parem munakivi, hästi siuke rõve oli. Et ei saanud kiiresti sõita, et oli siukest nikerdamist palju. Ja siis ühe koha peal kaotasin sealt lenksu vahelt omal pudeli ära. Sain kiiresti seisma, võtsin pudeli üles. Põhimõtteliselt kordus sama, mis oli ka Tallinnas Eestikatel. Korjasin üles, ma ei mäleta, mitme pealinna see punt oli, jäi vahe sisse circa 15-20 sekki ja ma enam seda tagasi ei sõitnud. Jõudsime ühele pikemale lõigule, mis oli 22 kilomeetrit pikk. Sõidan, no ikka kõvasti üle reipa, et see oli siuke kergelt tugev juba. Ja üks hetk tunnen, et ma sõidan tugevalt, aga ma ei liigu nii kiiresti, nagu ma peaksin. Ma vaatan kiirust mingi 37 kilt tunnis, et see ei ole normaalne. Siis võtan käed lenksud possast ära, panen kõrvale ja siis tunnen, kuidas tagumik on siuke pehme ja õõtsub. Vaatasin külje pealt, tagumine ref on tühi, siis ma mõtlesin, et kas tõesti minu päev juba lõpeb siin kella 8 aega hommikul ära. Aga õnneks tagumises kettas oli piim sees, mis selle augu ära parandas. Mul oli pump kaasas ja pumpasin nii palju õhku sisse, kui oli võimalik või kui ma suutsin. Ühe väikse pumma, mis ta mingi nii suur mul. Ja siis hakkasin edasi sõitma. Pumpasin refi täis, hakkasin uuesti sõitma, siis oli 42, 43, 44 kilomeetrit tunnis juba possas sõita, see oli juba hoopis midagi muud. Siis sain aru, et nüüd ma liigun ka, et see jõud, mis ma rakendan, see viib mind ka edasi piisavalt kiiresti. Aga selleks ajaks oli juba see punt, kes minu ees oli ära läinud ja üks teine punt minust mööda sõitnud, et siis ma jäingi põhimõtteliselt sinna põllumaade vahele üksi. Kuni esimese ringini tõesti sõitsin üksi ja siis teise ringi alguses
saime ühe hispaanlasega kokku, kellega hakkasime siis koos sõitma selles mõttes ikkagi õige vahega, nagu oli öeldud, et tuulessõidu tsoon oli 12 meetrit. Selle kõige raskemal lõigul jällegi oli tore, et sai kellegagi koos sõita, sest teisel ringil puhus seal tunduvalt tugevam tuul võrreldes esimese ringiga. Ja siis me niimoodi vahetustega seal sõitsime. Seal läks ka vaimselt kõige raskemaks, sest sõidad, sa ei näe lõppu, sa ei tea täpselt, millal see parempööre tuleb ja see oli mingi 120 kilomeetrit midagi siukest. Ja lihtsalt ootasid, et see parem kurv tuleks, et ma saaksin ära keerata, et tuul hakkaks natukenegi tagant kandma, sest see vastutuul väsitas ikka niimoodi ära, kõige rohkem ikkagi vaimselt poolt. No tere sõbrake, kuidas sinul läheb? Joo. Seal 120. 130. kilomeetril ma tundsin, kuidas mul energiavarud ka hakkavad otsa saama ja siis ma näitasin sellele hispaanlasele käega, et mine oma teed, sest ma ei tule kaasa sinuga praegu. Et ma pigem võtan oma tempo joogipunktides, võtan nii palju süüa, juua, kui ma suudan ja natukenegi taastun sellest, mis on toimunud. Siuke 20-30 kilti tegingi oma tempoga ja tundsin, kuidas enesetunne läks paremaks, et mul oligi siuke hästi tugev tühja kõhu tunne. Jalgades seda powerit ei olnud, et mis viiks mind edasi. Ja kui ma teist ringi hakkasin lõpetama, siis hispaanlane oli ka siin. Sõitsin tast mööda, tundub, et täna läks seal lõpus raskeks. Ja siis jõudsin vahetusalasse, läksin jooksma. Kõik vahetusalad olid kiired, tegevused sai tehtud nii, nagu oli vaja. Tossud jalga ja jooksma. Alguses jällegi tempo valik, nagu ikka peale ratast on siuke, ei oska õiget valida. Alguses vaatasin, oli kellal mingi 3.55 või 4.0. Siis mõtlesin, et ei, Kevin, lase natukene tempot maha, et mitte korrata siis eelmist aastat, kus läksid suure urraaga peale ja lõpus langesin ära. Aga see aasta 4.10-4.15 tempo, millega ma sain ilusti edasi joosta. Ja tunne oli igal ringil väga hea, et suutsin sellist mõnusat kirjuvat jooksu teha, ei olnud sellist tugevat langemist. Joost oli vajas kokku 6 ringi, 3 ringi olin ära jooksnud, läksin 4. Siis seal ühes joogipunktis tahtsin veidi rohkem sellist tahkemat toitu süüa, võtsin banaani ja siis tegin ka paar sellist kõnnisammu sinna juurde, et saaks kiiresti ära süüa, mitte jooksu peal tekitada omale seda tunnet, et nüüd tõmbab kurku omale toitu või midagi siukest. Ja siis, kui ma hakkasin uuesti jooksma, tundsin mingi väga tugev ja rõve valu on põlves. Siis kõndisin edasi jälle mõned sammud, et äkki läheb üle. Ja hakkasin uuesti jooksma ja ikka terav valu, siuke tunne nagu keegi, ma ei tea, nõelaga näpistaks seal põlves, seal luude vahel. Siis hakkasin kõndima niimoodi lonkides, siis meedikud jäid seisma, siis ma küsisin, et kas need valuvaigistid on. Nad andsid mulle 2 paratsetamooli, kõndisin edasi, et ei läinud asi paremaks. Mõtlesin väga pikalt, mida ma teen. Kõndisin ringi lõpuni ja see 5 kilomeetrit, mis ma kõndisin, siis võtsin otsuse vastu, et tulen rajalt maha. Sest mul ei ole varem põlvedega mitte ühtegi probleemi olnud ja nüüd järsku tuleb lööb siukse asja mulle välja, et ma ei osanudki selles mõttes käituda, oligi raske nagu analüüsida või aru saada, et mis teema on. Ja tulingi rajalt maha. Ja kui ma rajalt maha tulin, taastusin natukene, siis hakkasin oma põlvi võrdlema. Oli näha paistetust, et põletik on sees. Kuna ma olen siin mõned päevad kodus olnud, siis ma veel ei ole jõudnud füsioterapeudi juurde, aga uuel nädalal on aeg kirjas ja lähen vastuvõtule. Loodetavasti midagi suurt ei ole, et praegugi õnneks saan liigutada natukenegi. Eile käisin rattaga sõitmas. Tunda on, et mingi imelik asi seal põlves on, aga täpselt ise ei oska öelda, sest ma ei ole arst ja ma ei hakka ise endale diagnoosi panema. Selline see võistlus oli, ei olnud see finiš
või lõpp, mida ma enda selle hooajale soovisin, et see oli mu hooaja viimane triatlon ja kindlasti ma ei soovinud, et see niimoodi lõpeks. Kuigi jah, siin planeeritud oli 24. september Saaremaa duatlon, siis selle jätame ära, et ei ole mõtet punnitama minna ja enda siis olukorda veel hullemaks muuta. Käin füsioterapeudi juures ära ja siis peale seda vaatame, mis edasi saab, et kas teeme mõne jooksuvõistluse või kuidas me selle plaanidega edasi lähme. Pisut rohkem jutustamist ja ma loodan, et oli huvitav kuulata. Kui sulle see video meeldis, jäta pöial üles ja näeme järgmine kord. Ja samuti, kui sa tahad, et video jõuaks sinuni esimesena, siis pane seda subscribe nuppu ja kellukest seal kõrval. Ja näeme juba järgmine kord. Ciao!